linn peaks kaasama kodanikke, sellepärast et kui kodanikud lahkuvad linnast, siis pole enam linna. Linn ongi kodanike linn. Ega linn ei ole mitte majade linn, mitte linnapeade linn. Linn ongi kodanike linn. Ma arvan, et iga inimene saaks tegelikult oma linna heaks seda ära teha, et ta küsib mõistlikke küsimusi, ta võtab sõna kohe võimalik, ta ütleb seda, et see linn, mida talle pakutakse, tõesti on selline parimatele teadmistele tuginev planeering. Ta alati saab tänapäeval igasuguste äppide, igasuguste rakenduste kaudu minna ja tõsta häält, võtta sõna. See vahel on ebamugav, see vahel on tüütu, aga tegelikult ma usun, et see teeb linna meile kõigile paremaks. No linn peaks kindlasti kuulama enda kodanike arvamust, sest kes selle linna ju ikka teevad, ikka inimesed, kes siin elavad. Ei saa juhtida veetsega ega kisakooridega ega kõige muuga linna. Linnal peab olema tugev juhtkond ja tugev juht, perspektiivse pilguga tulevikku vaatav. Muud võimalust ma siin ei näe. Linnakodanikud ei peaks ainult rääkima kaasa linna arengu planeerimises, vaid nad peaksid osalema linna arenguplaanide koostamisel ja nende elluviimisel. Ja väga tervitatav oleks see, kui kohalik võim looks need võimalused linna elanikele, et nad saaksid kõigi oma mõtteid, ideid lauale panna ja hiljem aidata neid ka ellu viia.